tere, minu nimi on Gert ja täna ma jagan teiega enda hommikurutiini, praktikaid, kuidas saavutada endaga sügavam kontakt. Mind isiklikult on väga palju need aidanud ja väga palju tekitanud sügavust, ilu. Olen läbi nendele rohkem hakanud tundma elus, leidnud ilusaid kanaleid enda sees, millest ma ei olnud varem teadlik, et need isegi eksisteerivad. Et see on täielik sukeldumine iseendasse, ütleks. Et eks see ongi kombineeritud siis, seda saab teha mitmet moodi. Täna ma näitan teile ühte võimalikult viisi. Et see, kuna minu jaoks on esimene kord teha online'is üldse midagi sellist, et siis hetkel on natuke imelik kaameraga niimoodi suhelda, aga ma arvan, et me saame siin hakkama ja proovime, vaatame, mis välja tuleb. Aga et põhiliselt, et see ongi kombineeritud siis hetkel liikumine, puudutamine ja hingamine. Et me võimegi siis alustada, et ma proovin siis nii palju rääkida, kui mul kanal seest välja tuleb. Et vaatame, mis täna välja siit meil tuleb. Et ma vahepeal vaatan siin enda märkmikku, et mis mul siin nagu kirjas on, et ma saaksin teile midagi edasi anda ehk. Aga me võimegi alustada, et panna käe siia, et see, mis me läbi puudutuste siis avanevad lümfisüsteemid, et need võivad väga palju emotsioone avada, kinniseid kohti. Et ma olen kuulnud inimestelt väga huvitavaid lugusid, kuidas läbi nende tehnikate on tekkinud imelised tervenemised. Inimesel ühel mu nii-öelda sõbrannal oli pool nägu halvatud ja tema läbi nende tehnikate siis sai tagasi oma elujõu. Et hakkas uuesti oma nägu täielikult tundma, sai erinevaid emotsioone väljendada läbi näo. Et need on väga võimsad ja väga sügavad praktikad, ütleks. Et me võimegi alustada, et paneme käe siia abaluu peale ja lähme mõnusalt, suleme silmad, tuleme kohale. Tuleme enda südamesse. Teeme mõned hingetõmbed nina kaudu sisse ja suu kaudu välja. 2 korda veel. Ja paneme käe siia abaluu peale ja hakkame mõnusate kätega, mõnusate õrnade kätega. Tunnetame, mis siin sees toimub. Samal ajal, kui me kõike seda teeme, ärme kindlasti unusta hingamist. Liigutame edasi-tagasi. Ja mõned slapid. 5 slappi näiteks. Siis liigume edasi teisele poole.
jällegi tunnetage, märgake, mis siin sees teil toimub. Võib-olla te ei olegi seda kohta kunagi puutunud. Slapid. Siis nüüd võtame 2 kätt korraga ja asetame siia lõualuu taha olevasse kohta. Mõlemad sõrmed võime algul natuke masseerida seda kohta. Liigutada pead. Liigutada kaela. Siis jälle uuesti masseerida. Et siin kanalis on väga palju närve ühendatud omavahel. Et see harjutus aitabki nii-öelda sisemisel tasandil just neid närve rahustada, vabastada, kuidas iganes keegi nimetada soovib. Siis kui me oleme ära võrrunud, tõmbame sõrmedega mööda kaela alla. Tunnetage enda sisemisi jõgesid. Siis slapid siia kohta. Siis paneme käed sellisesse asendisse ja lõua juures tõmbame niimoodi. Et te võitegi algul, kui te nüüd seda tegema hakkate, siis kõigepealt teeme ära, siis ma räägin natuke vahele. Et siis tõmbate, libistate mööda seda lõualuud ühele poole ja siis teisele poole. Siis patsutame pehmete sõrmedega selle rajooni läbi siit. Siis jällegi mõnusad pehmed sõrmed ja siia lõua ala kohta masseerime selle rajooni läbi siit jälle. Patsutame õrnalt. Nüüd võtame hetke, tunnetage. Nüüd asetseme ühe käe samamoodi siia ülahuula peale ja tõmbame mööda seda olevat konti siit alla mööda kaelda. Ehk siis näeb välja umbes niimoodi. Kõigepealt siia alla ja siis näppudega edasi. Siis teine pool. Siis võtame jälle sõrmed ja lähme siia põsskoovaste alla on siuksed keivid. Tunnetame neid keive siin sees. Võime natuke mängida tugevusega. Siis masseerime lõualuu lihased. Ma vabandan, ma olen neid asju inglise keeles siin viimase ajal teinud, siis ma proovin eesti keele edasi transportida need sõnad. Lõualuud. Ja siis patsutame need kohal läbi siit.
siis võtame nina, hõõrume nina. Patsutame nina sõrmeotstega, pehmed sõrmed. Siis tõmbame mööda nina ja kulme üles, siit vahest niimoodi. Mööda kulmi ja templiteni. Siis sõrmedega kulmud. Siis võtame käe ja lükkame siit põsskoopast üles niimoodi silmade nurka, mitte täitsa silma, aga siit mööda konti templite üles. Ehk siis ja mööda niimoodi siit kanalit üles. Teine pool. Siis liigume üles siia lauba peale. Tõmbame sõrmedega laiali jälle. Siis jälle need krabikäed. Ja samal ajal unustage hingamist, nina kaudu sisse, nina kaudu välja. Exhale võib olla natuke pikem kui inhale. Ja siis jällegi siit kulmudest üles mööda pead ja sõrmed, kõigepealt on sõrmed koos ja siis lähevad sõrmed laiali. Võitegi tõmmata mööda tagu kaela, tagumist peast kulli ja siis siia kaela välja niimoodi. Patsutame selle rajooni lauba siit ülevalt läbi. Masseerime natuke jälle templeid. Siis võite teha mõned näod. Tavaliselt meie näod on hästi tuimad ja siis see on siuke mõnus, äratab hästi üles. Ja võite veel keelega teha niimoodi, et hoida huuled kinni ja keele liigutada ühtepidi, näiteks 3 korda ja siis teistpidi, ehk siis niimoodi. See on ka jälle ühenduses veegasnärviga, et see jällegi aitab rahustada närvisüsteemi. Nii. Nüüd liigume jälle tagasi siia. Tähendab, kõigepealt teeme siit tagant, kaela tagant. Jällegi, siin on jälle siuksed kohad. Võimegi natuke mängida siin sõrmedega ja mõned ringid. Ja patsutada läbi. Siis tuleme siia jälle siia abaluu peale. Mõned slapid. Jällegi tundega sügavalt enda seest. Siis liigume edasi alakeha juurde, paneme sõrmed siia rinnaku ja õla vahelisse kohta, mudime seda kohta.
slapid. Siis paneme käe kaenlaauku ja võitegi lasta käe lõdvaks, natuke kaldud ühele poole. Ja jällegi siin on hästi palju erinevaid punkte, kanaleid. Nagu meie igal pool terves kehas. Et jällegi tunnetada, mängida siin. Et huvitavate sõrmedega kätega alati läheneda nendesse punktides. Slapid. Liigume teisele poole. Kõigepealt see rinnak ja õlavaheline koht. Hingame. Slapid. Nüüd liigume jällegi kaenlaauku. Slapid. Nüüd tuleme siia südame juurde. See on ka jällegi väga võimas kanal. Et võimegi algul sõrmedega läheneda siia nii-öelda ribide vahele. Rinnaku ees olevad ribid. Kui neid kutsutakse ribideks. Aga jah, et tunda, mis meil siin need vahekohad täpselt liikuda, tunnetada. Võib ka mõlemad käed korraga. Ja siis panna sõrmed kokku siin keskel ja slaidida mööda äärt. Mitte mööda äärt, vaid siit keskelt äärde. Võite mängida pressure'iga. Kuidas iganes täna soovite. Ja siis jällegi patsutada see rajoon alati läbi. Nüüd liigume, lähme pikali. Põlved kõverdatud hetkel. Ja võime selle ribcage'i vahele käed panna. Ja jällegi märgata, tunnetada, mis meie sees toimub. Liikuda nii-öelda mööda seda sõrmedega siia ribcage'i alla proovida tulla. Rinnaku alla siis masseerida seda rajooni. Siis sõrme otsa kõrvad patsutada. Nüüd liigume edasi organite juurde. Kõigepealt tuleme siia nabast mõned sentimeetrid üles ja jällegi softid sõrmed ja tunnetada, masseerida, teha ringid nii-öelda selles siin olevas kohas nagu.
siis tuleme siia nagu nii-öelda naba ja siia rinnaku olevasse alla kohta paneme ka sõrmed siia. Jällegi läheme natuke sisse, siis liigume samm-sammu haaval allapoole. Ja siis teeme mööda naba ümbert vähe suurema ringi, kuni jõuame sellesse esimesse algsesse punkti ja liigume siia tagasi. Siis võtame vasaku käe, läheme paremale samasse kohta. Neid kõiki asju võibki teha täpselt, kas teha kiirelt läbi või teha tundega pikemalt. Et see on täiesti enda vaba valik, kui sügavale te tahate nagu sukelduda iseendasse. Et vahel, kui on nagu kiiremad ajad, siis võib ka teha 10-15 mindiga need asjad läbi. Just need lümfisüsteemid. Et jah, teeme selle ringi jälle ära ja liigume sinna paremasse palkpunkti tagasi. Ja siis tuleme siia keskele, kus me kõige algselt alustasime ja nüüd teeme hästi lähedalt naba ümbert mõned ringid. Ja siis patsutame seda kohta. Nii, nüüd võtame need pahid, mis on meil jällegi väga võimas punkt. Ja jällegi tunnetada kätega, tulla siia sisse, mängida, võime võtta jala üles, liigutada. Ja mis mulle alati meeldib on see, et olla nahaga nagu, et naha kontakt, et kui on võimalus, siis ongi hea alati nagu, et mitte seda teha läbi pükste, vaid pannagi käed siia täitsa siia sisse, et see on alati nagu minu arvates vähemalt efektiivsem ja ei ole seda materjali vahel. Ja jällegi liikuda üles-alla, tunnetada, siis mõned slapid. Ja siis tuleme siia põlve tagumisse kohta, võime mängida, panna tõsta põlve üles, lasta sõrmel sisse kukkuda. Ja slaidida ühest otsast teise keskelt äärtesse. Patsutada. Teine jalg, jällegi algul lasta kukkuda sõrmed siia vahele. Slaidida. Siis võtame sisemised hüppeliigesed. Jällegi siit hõõruda. Ja kallid, ärme unusta kindlasti hingamist. Kallid kaasmaalased. Teha jälle väiksed ringikesi. Edasi-tagasi. Siis võtta teine jalg. Teha mõned ringid. Ja nagu ma mainisin, te võite siin olla pikemalt, võib ka lühemalt. Et see on täiesti vaba valik. Vahel võib-olla olengi mõnes kohas täitsa nagu 20-30 minutit isegi, sest nii palju on, see ongi sisemine nagu connection, sisemine conversation. Et
et jaa, väga võimas ja väga mõnus minu jaoks vähemalt. Siis slapid. Siis paneme jalad sirgeks. Märkame, kas meie süsteemis on midagi muutunud. Kuidas me ennast tunneme. Võime natuke raputada keha. Nüüd teeme ühte hingamist. See on siis lamades asendis. 2 korda nina kaudu sisse ja suu kaudu välja. Ehk siis. Aga ärge seda exhale'i välja hingamist suruge. Et ta võikski olla siuke naturaalne lõdvestav välja hingamine siis. Ja samamoodi nii-öelda see sisse hingamine teha ka siis nagu jällegi läbi sisemise tunde, et mitte olla pinges, vaid mõnusalt tunnetada. Ja te võitegi teha seda omas tempos. Ja ma ütlen teile, kui on stop. Ma teen ise selle läbi ja te võitegi minuga koos seda nagu nii-öelda kaasa teha. Et see siis ongi, alustame niimoodi, et davai läks. Silmad kinni. Kaks sisse ja 1 kord välja. Nina kaudu sisse, suu kaudu välja. Ja nüüd hingame välja, hoiame seda hingamist. Tunnetame, mis meie sees toimub. Märkame. Hoiame. Tunnetame enda sisemisi jõgesid. Seda flow'd, kulgemist. Enda sisemist ookeani. Sisemist tantsu. Hoiame veel. Ja nüüd võtame hingetõmbe ja hoiame
ja varsti võtame ühe hingetõmba veel ja tunnetame, kuidas alt tuleb energia see üles, pähe, krooni. Ja võtame ühe veel. Krooni, hoiame. Ja laseme välja. Ja liigume tavahingamise juurde. Tavaline hingamine. Nina kaudu sisse, nina kaudu välja. Tunnetame enda süsteemi, enda ookeanit. Tuleme südamesse. Oleme enda keskmes. Tunneme, kuidas meie närvisüsteem aeglustub. Kuidas meie vereringe liigub. Ja märkama, mis tundeid see meist tekitab. Ja võime vaikselt liigutada enda varbaid, sõrmi. Liikuda ühelt küljelt teisele, põlved, kronksus, kiikuda õrnalt. Õpime tundma iseennast. Ja kui te olete valmis, tulge neljakäpukile, teeme mõned liikumised. Pehmed käed. Jällegi beebikäed, softid. Kulgeme edasi-tagasi. Kiigume. Tulen ehk niimoodi on võib-olla parem näha. Tunneme, kuidas meie ma mõtlen, kuidas seda viisakalt seletada. Tunneme, kuidas meie nii-öelda see perselihas, pepulihas avaneb, et see on ka üldjuhul inimestel hästi pinges, et jällegi see kõikumine aitab teda mõnusalt avaneda ja tekitada kehas lõdvestust. Ja jällegi hingamine nina kaudu sisse, nina kaudu välja. Ja siis hakkate liigutama enda selgroogu. Kuidas iganes ta täna liikuda soovib.
siis alla vaatav koer. Põlved võivad olla kronksus. Keerame ühe külje peale. Ja avame seda sidekude. Ja kui me liigume üles, siis te võite hingates üles ja hingates välja ehk siis sünkroonis. Siis liigume teisele poole. Niipidi ehk on parem overview. Siis liigume teisele poole. Keerame põlved sisse. Käed on jällegi pehmed, tuleme siia. Kõigepealt liigume siin ja siis tuleme keskele ja jalutame jalgadega sõrmede juurde ja laseme ennast rippu. Siin võib jällegi mõned hingamised häälega välja teha, et vabastada ka kurku. Siis nüüd tuleme üles ja avame südant. Ehk siis lähme jällegi alla. Siis liigume, tuleme jälle korra käpukile. Teeme mõned kõikumised. Siis tuleme sellisesse asendisse. Paneme teise käe maha, laseme kaela rippu ja jällegi avame seda. Ja võimegi seda jällegi teha sünkroonis hingamisega. Sisse. Välja. Liigume teisele poole. Ja siis siit eest jälle tõmbame. Ja kujutage ette, et te tõmbate endalt siit alt energiat üles. Ehk siis tekib siuke mõnus sügavkanal. Siis tuleme istudes. Paneme enda sitting bones'id mõnusalt taha. Ja siis tõstame enda põlved ja tuleme sellisesse asendisse, et tekib siuke väike shaking. Et see shaking ongi tegelikult väga hea. Et see näitab, et me ei ole seal varem olnud ja seal midagi võib-olla huvitavat, midagi müstilist. Aga kui me seda harjutust nüüd teeme, et siis tõstagi see nii-öelda kõht natuke üles. Ja õlad isegi võib-olla tõusevad ka, et see kõht läheb üles ja siis pannagi silmad kinni, tunnetada. Ja tulla siia ette ja jälle avada süda.
küljele. tuleme jälle siia taha. avame südame. ja tuleme enda sisse vaikusesse. kui seal on täna vaikus. märkame, mis meie sees toimub. kas me tunneme meie süsteemis vahet, kui me seda alustasime? ja kui te olete valmis, siis võite avada oma silmad. aitäh teile, et te täna seda minuga koos siin tegite. et jaa, et need nii-öelda lümfisüsteemid, need puudutamised, mis me tegime, et ma soovitaks neid teha iga päev. mulle endale meeldib neid teha iga hommik, sest nad annavad siukse mõnusa laengu terveks päevaks. ja nad loovad väga avatud ja sügava, mida ma otsin enda elus, ongi sügavus, et nad loovad minu jaoks hästi sügava olemise siis. et mul alati tekibki endaga hästi sihuke mõnus connection, mõnus sagedus. et isegi natuke müstilisust ma ütleks, et on need asjad, on need praktikad minu ellu toonud. et jaa, ma soovitan neid teha, kui teil on kiire, te võite teha neid 5 mindiga. aga kui te soovite, kui teil on vähem kauem aega, võite veidike kauem nendes punktides aega veeta. et jaa, et see on täna, ma näitasin teile ühte viisi, et seda saab ka teha, et sellel on erinevaid viise. aga ma täna jagasin teiega seda nii-öelda tänast varianti. et jaa, ma loodan, et teile meeldis, tunnete ennast hästi mõnusalt. ja ma soovin teile fantastilist päeva, palju armastust, palju sära ja jääge moekaks. aitäh.